Another day. Another sleigh. I like your outfit, very cool. Thank you. I'm not so sure about it myself. Team, I feel very blessed. Warm is good. You cold, then bad. Yes. Show me also. We survive, I guess. We have to walk lot today. Very long legs walk, hands walk. Kellel on külm, kellel on palav. Väga kriminaalselt palav on. Mind vaatades tundub ka, et mul on palav ja väga palav on. Issand jumal, polegi nii palav on. Võtsin isegi jääkohvi, sest nii palav on lihtsalt. Täiesti jube, ma ütlen. Ei sanna lihtsalt. Noh, äkki lähme päevitama üldse või? Hudsonis väike dip in the ocean. Võtsime väiksed kohvid Starbucksist, väike latte, et oleks ikkagi soe kõndida. Sest latte oli odavam kui kindad, nii et väike kõrmet, siis miks kindaid osta, kui kohvi on odavam. Istume Uberis, hakkasime kodust kõndima. Google Maps näitas ilusasti Brooklyn Bridge'i juurde, et mööda seda jõäärt saab ilusasti siit jalutada. Mis reaalsus on see, et me oleme 10 000 sammu kõndinud ja me ei ole väga palju poole maa pealt lähemale jõudnud sellele sillale, sest et nagu aknast näha on igal pool aiad ees, ehitus käib ja Maps nagu ei anna teada sellest. Nii et Mapsi järgi me läksime ilusasti aastarustused mööda jõäärt, üritasime siis mööda kõrvaltänavaid seigelda, aga absoluutselt igal pool oli lõpuks ikka mingi aed ees, nii et põhimõtteliselt me lihtsalt seiklisime mööda tupiktänavaid, kuni me see kopp ette. Istusime bussipeatusesse ja võtsime takso, et Brooklyn Bridge'i juurde minna ja sealt siis jala juba edasi minna. Google Maps tegi meid törtilt veits. Omadega jõudnud Brooklyn Bridge'ile. Siin rahvast on nagu igal pool nagu murdu. Igasugused väiksed poekesed siin silla ääres. Tehakse neid fotopuute 360 maksavad. Siis mingid vennad on kaameratega. Kui sa kõnnid rahulikult, no ma olin niimoodi. Vend tegi pilti, küsis, tahad või? Osta. Come on, Simmo. No. Nii et jah. Me ei plaana minna täitsa teisele poole silda ja nii ongi. Fakte teab silla kohta Anna, nii et äkki ta räägib midagi. Meie jalge all kõrguv Brooklyn Bridge avati 24. mail 1883. Tohutult suur tseremoonia oli, see oli ülimärgiline sündmus. Inimesi kogunes 10 000. Ja alates sellest ajast suht kohe sai sellest Brooklyn Bridge'ist New Yorgi hästi tähtis landmark ja sümbol, mille järgi seda linna ära tuntakse, nii et jah, 1883. aastal ta valmis, seisab imeilusasti siiamaani ja nagu näha on ta populaarsus läbi aastate vaid kasvanud. Nii oleme hästi kuulsa pildispoti juures. Saanud vaade siis Manhattani sillale. Väga kuulus pildispot. Tegime meiegi mõned pildid siin. Ja ongi tänase päeva, ma ei tea, teine koht, kus me tulla tahtsime. Tehtud ju. Jah, ja siis on paar kohta siin samas veel. Siis on paar lookouti veel nendele sildadele. Ja siis edasi meie plaan oli see, et Hanna teab, mis plaan on. 200-300 meetri kaugusel on siis pildispotist selline koht nagu Time Out Market, kuhu saab siis tulla 5. korrusele, kus on nüüd restoranid ja asjad. Tundub, et ei ole väga populaarne koht. Nii et
siin väga, et vaatad mõlemale sillale, nii Manhattan Bridge'ile kui ka Brooklyn Bridge'ile. Ja ei ole väga popp koht, inimesi väga ei ole. Ma arvan, siin on väga hea üks väike kokteil võtta, nautida vaadet. Meiega ootame päikseloojangu võib-olla ära siin ja vaatame, kui ilusaks siis taevas muutub. What up? Kas jällegi on another day? Another sleigh. Another sleigh. Ma ei sleid enam ega. Mind ka. Sa ka sleid. On sleigh või? Väga sleien. Sand jumal, nii ilus või? Läheb inkimised asja peale. Ma vaatan. Tänane päeva toimuses on. Esimene etapp on rongiga minna New Jersey'sse, kus me lähme külastame siis Carlos Bakerit, seda esimest originaalset. Kes Cake Bossi teab, siis see teab. DLC pealt väiksena sai vaadatud küll, kuidas nad ehitasid kookused ja värke. Ning kindlasti tahaks sealt mingi väikse magusa põske panna omale. That's what she said! Siis Staten Island ferri peale saada, mis on tasuta ferri, mis sõidab Staten Islandile ja selle pealt on legendaarselt hea vaade Statue of Liberty'le. Meil ei ole plaanis minna Liberty saare peale, et seda nagu kuju katsuda, sest et parim vaade on ikka eemal. Tänane päevaplaan on siis magusad saada New Jersey's ja siis Staten Island ferri, et näha ära Statue of Liberty ja siis vaatame juba edasi. Juhu! New Jersey'sse jõudsime kohale ja on palju rahulikum kohe. Siin näeme, kus me oleme praegu. Nüüd Eerik võtab telefoni välja, vaatab kohe, kus on Carlos Bakery. Anname ennast korda jälle. Carlos Baker on täpselt 4 minuti kauguselt ja sinna suunas. Nii et me lähme, tšau. Kaamerat ei võta. Nii beautiful. So gorgeous. Ma väiksin oli väga suur fänn Cake Bossil. Et see on 8-aastane mina, pisiks püksi praegu. Võtavad tööle praegu. No hiring. Vaata neid kõike. Kus maitses? Kriminaalselt hea. Oli delicious või? Minule ka väga maitses. Väga osavalt tehakse siin neid kooke ja maiustusi. Kohvi on ka maitsev. Kõik on imeline. Me lähme siis otse rongiga World Trade Centri juurde ja sealt lähme siis ferri peale, millega me sõidame Staten Islandile ja selle tripi point on näha Statue of Liberty't paadi pealt siis. Ja kui teid huvitab, kas mul on külm, siis ei. Mul on soe, Hannal on külm millegi pärast. Mul on nüüd tegelikult jumala jahe, sest me istusime. Aga ma ei ole selle salliga. Ja mul on väga soe. Nii et nüüd me kõnnime rongijaama, mis on üle selle
kuidas sa iganes nimetad seda vee asja siin. Ja jõudsime paadi peale. Maru palju inimesi tuleb, aga loodame, et paad sõidab niipidi siis sealt mööda. Inimesed nagu siia tulevad, see tähendab, et võiks liikuda. Ja Staten Island paistab seal juba, nii et see ferri, kus me siis oleme, on Staten Island ferri. Läheb siit sadamast siis Staten Islandile ja see on tasuta, lihtsalt kõnnid sadamasse sisse ja ootad järjekorras ja lihtsalt jooksed paadi peale, siis sõidab mingi 25 mint umbes ja apparently, nagu ma lugesime sealt tahvli pealt, siis ta on 24/7 ehk siis iga poole tunni tagant kogu aeg sõidab. 4 tundi ööpäevas. Kogu aeg sõidab. Vaadete üle juba ei saa kurta. Päris ängsa on. Ja tundub, et siit vist niipidi ta pigem sõidab, sest inimesed seisavad siin, kes istuvad ei saa. Et juba põnev. Mina tulin sisse sooja. Siin on mingi outlet. Make a right outlet, sest et ferri tõmbine. Proovime sinna. H&M ja mingi Nike outlet. Anyway. Kessi Factory Store. Anyway, me oleme hoopis siis outletidesse. No muidu arvasime, et saab ikka samaga tagasi, aga tuleb välja, et teine läheb tagasi. Ja see ütles seal üleval raadios, et see on ajutiselt out of service. Say goodbye to millions. I don't know, I don't work here. Mis teil on? Töötad sinna? Ja ma tööl, ma letti korda. Tahad sul oli ikkagi kasukat seljas ja värki vaata. Leidsid omale midagi? Kotti, siis ma leidsin mulle ehteid, siis ma ostan mulle ära sulle ühe nunnu kleidi. Ja Eerik leidis ka endale ühe. Eerik leidis ühe jaki omale. Hiibu, ühe kotiga võib olla. No Eerik peab mõtlema. Eerik ei suuda otsustada. Ma tulin ilma käsipagasita, mul oli ainult väike fotokott. Ja kui me läheme Eestisse, siis me 2 päeva Eestis, Hanna läheb Milanosse, ma olen Manchesteri. No Manchesteri, muidugi Ryanairi peale sellega väga fashion minna. Seepärast, et muidu ei saa seda kotti endale lubada, kui Ryanairiga ei lähe. Ma tean. See on nagu Joey and his bag. It is odd how a woman's purse looks so good on me, a man. Siin on see riht ka muidu. See on elu õppetund kõigile, kellele meeldib poodides käia. Kui sa ei ole kindel, kas sa tahad midagi osta, siis jäta see sinna, mine ära ja kui see jääb sul sees kriipima, siis mine tagasi osta. Aga kui sa lähed mujale poodi ja sa oled juba ära unustanud, siis sul ei olnud vaja seda. See on lifehack. Mingi kõrmet asi. Ei, see on lihtsalt lifehack. Ei, kui sa nüüd ei osta seda sealt ja Nike'is ka midagi ei osta, siis sa said omale juurde $48. $46 said juurde. Kuisk. Nagu Tartu oma. Jah. Sama delicious. Kui me New Yorki tulime, siis meie plaan oli see, et ei shoppa väga. Ainult mingid need suveniirid ja muud rohkem mitte midagi. Mingid magnetid asjad. Aga siin me oleme, siin on 3 kotti millegi pärast. Aga miks on 3 kotti, Hanna, siin? Sellepärast, et tasuta annavad asju ära. Lihtsalt tasuta. Käisime Nike outletis. Me ostsime ühed tossud, ühed dressipüksid, ühe naiste dressipluusi ja ühe laste dressipluusi. Need 4 eset Nike outletis maksid meile kokku $135.99. See on eurodes siis mingi 120 euri. Ma ei tea, see kurss on suht sama seal, ma ei tea kummale poole. Suht sarnane on jah. Ühesõnaga eurodes üsna sama pluss miinus veits. Jah. Nii et lihtsalt tasuta annavad asju ära, nii et raske on ei öelda.
Ja nüüd see päeva kõige tähtsam küsimus, kas see kott sul veel kripeldab? Oi, aga mul läks meelest ära see. Nii, et ei kripelda, nagu sa enne ütlesid. Me võime videot tagasi kerida. Aga kui sa lähed mujale poodi ja sa oled juba ära unustanud, siis sul ei olnud vaja seda. Jah, las Ütlesid, kui olla. on meelest läinud, siis ei kripeldanud. Jah, nii et järelikult ei ole vaja. Ja nüüd ferriga tagasi Manhattanile või? Jah. 4.58, 500 paadile me ei jõua, ehk siis 5:30 peale peame minema. Oleme uuesti ferri peal siis ja mina kindlasti soovitaks tulla siia ja eriti käia seal outletis, sest väärt kaupa müüakse väärt hinnaga. Oled sa nõus? Ma tiin sulle ühte ilosa hummogu. Nii et kindlasti tehke seda ja nüüd me sõidame siin tagasi. New Yorgi tuled paistavad, väga ilus on ja tegime just mingi mega kiire 1,5 miili kõnni, veits võttis läbi, ajas isegi higi peale mulle vähemalt ja tulime siis ühte, ma ei tea, mis on, skincare poodi, apparently mingi väga hea pood siin Chinatownis. Olin ka sees korra, maru kitsas oli. Aga loodame, et Hanna saab oma vajalikud asjad kätte siis. Kõikidele, kes seda vlogi on juhtunud vaatama ja kes on huvitatud skincare'ist kas või vähemalgi määral ja on sattunud Korea skincare'i rabbit hole'i nagu mina. Mul on hästi probleemne nahk. Nii et ma siin järjest õpin seda tundma ja ma olen avastanud enda jaoks Korean skincare'i ja seda on Eestist üsna raske saada. Noh, tellida saab, aga ligipääs on so and so, tootevalik on so and so. Nii et kuna me siin New Yorgis oleme, siis ma tegin natukene researchi ja ma leidsin siin Chinatowni piirkonnas ühe poe. See on 0035 millimeters or ma ei tea, igal juhul ülivinge pood, pisike pood, aga tootevalik on mega, nagu reaalselt iga võimalik bränd, iga võimalik toode, mitte miski polnud out of stock, nii et kui sa oled skincare'i entusiast, mingi, nagu mina, ja sa satud New Yorki, siis ma soovitan soojalt, mega armsad teenindajad, mega äge pood, ma olen nii rahul. Women. Ma kompsen ära määrin. Meigiga või? Näe, siin on. Oh shit! See on shit! Good morning! Bye. Adios, amigos. Andsime siis kohvri Toiule. Anna sai kiita. Komplimendi sai. Küsiti, kus see ilus kasukas pärit on. Kasukas? Jah. Need vastuvõtulaua tšikid olid hästi toredad. Küsisid, kust ma oma mantli sain. And it's so cute. Ja siis ma niimoodi natukene läbi piinlikust tunde ütlesin, et Sheinist tellisin. Ma mingi Sheini asjadega ei käi, on ju. Ma käin ikka kes, on ju. Ja ütleme nii, et ega ma ühte ja sammu tosse nagu ka üle ühe korra ei kanna. Ma pigem rohkem teen nagu korra käin ära ja viskan minema. Nii et need on juba 6. tossud siin Ameerikas, New Yorgis. Nii et täna kannan ära ja tegelikult lennukis pean ka katma, ma Eestis viskan ära need, et läheb veits pikemalt, aga muidu timm. Aga nüüd me lähme tagasi siin outleti poodi, kus me eile käisime, sest mingid käekotid ikkagi vist kripeldavad. Sealt tuli tellimusi. Peame ikkagi tagasi minema. Lähme teisele tiirule. Jaaks, kõrl. Shoppa. Ega Harimati referents. Rääkisime siin, et oleme rämedalt tämmi teinud reisil enda rahakottidele ja plaani ei olnud, aga jälle, täna on jälle 5 kotti meil kuidagi siin maas. Aga nüüd võib vist öelda, et 99,9% on olemas, mis me tahtsime. Üks magneet on puudu. Üks magneet lahutab meil 100%-st ja põhimõtteliselt ongi viimased tunnid meil New Yorgis, sellepärast et tunni aja pärast istume juba taksos, ma arvan.
ja tõmbame JFK poole minema ja lendame Eestisse. Kurb on ära minna, tahaks veel pikemalt olla. Jah, väga elamuste rohke reis on olnud ja väga äge kindlasti siiamaani meie üks vingemaid reisikogemusi. Ja see ka nii julge, ma ütlen, et see meie kõige vingem reisikogemus kui London. Noh, otsid taksot või? Tahaks lehvitada kellegi, aga ikka nagu hõivatud millegi pärast siin meie hotelli kandis täpselt. Ega ei ole ometi mingisugune tipptund ka? Ei, kell ei ole täpselt 6. Keegi ei taha liikuda kuhugi. Te küsite, kas Uber ei tööta või? Töötab küll, aga Uber lennujaama oli 2 sotti. Nendel kollastel taksodel on muidu flat fare, mis on siis $56, aga sinna lähevad maksud ja asjad juurde, nii et ala mingi $70 kokku. Nii et igati odavam kui 2 sotti. Nii et skaudime ja ootame siin, et keegi minu armsa lehvituse peale, kas te ei tahaks mind peale võtta, kui ma teen niimoodi? Läksi! Ei tahaks võtta mind peale. Said takso või? Sain takso. Hakkasime minema Suurema tänava äärde ja siis nägin lihtsalt valget näkki. Kohe joppus. Esimese kollase takso kogemusega endale ja juba loen kirja, et kui oled juhiga Nõmme ja annad lõuga talle, siis 25 aastat USA vanglas. Nii et ma siis ei tee talle midagi. Muidu oleks täiega tahtnud lõuga anda kohe.